Nii, tere kõigile ka minu poolt. Nagu öeldud, olen Jaanus, energeetika ja maavarade asekantsler Kliimaministeeriumis. Mul on väga hea meel olla siin täna teie juures ja näha nii palju inimesi huviga sellest teemast kuulamas. Aga hakkame servast minema, natukene räägin siis sellest globaalsest kontekstist, et see tegelikult on, võib-olla tundub ebaoluline, aga tegelikult see praegu just on oluline ja mitte sellepärast, ma ütlen ette juba ära, et ei tasu muretseda, et maailmas on muutused toimumas. See on meie võimalus, et suurepärane, kui on mingid muutused, väärtusahelad kujunevad ümber. See tähendab, et meil on kuskile siseneda, et need ei ole paigas. Et selle võib ju kohe kaasa võtta, et siis edasi ei peagi kuulama, aga vaatame, mis maailmas toimub. Et minu valdkonnast ma tegelen siis energeetika, maavarade ja välisõhuga. Olen varasemalt olnud ka läbi nende energiakriiside energeetika osakonna juhataja, siis olin Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Et siin on küll kirjas slaidil 2022 kuni 2025 on energiajulgeoleku tähendus muutunud, et tegelikult mina juba vaatan seda isegi, et 2019 aasta on möödas. See on läinud, me tõenäoliselt ei jõua mitte kunagi sellisesse nagu kohta tagasi. Ja ma ei mõtle mingid majandusnäitajad või midagi muud, vaid just erinevate riskide tajumist, riskide realiseerumise tõenäosus ja kõike muud. Et nii energiajulgeolek kui ka muud siis eluaspektid meil, et 2019 aasta pilt, mis meil võib-olla kõigil peades veel on, et seda sellega ei tasu arvestada. Ja meil ongi varustuskindluses, peame keskenduma rohkem erinevate riskide realiseerumisele, mille peale me võib-olla ei mõelnud varem või olid need väga ebatõenäolised. Ma ei tea, võtame siin energeetika näite Estlink 2 aastat järjest oli katki erinevatel põhjustel, aga mitte mingisugune riskianalüüs, sellist tõenäosust ei pane paika, seda lihtsalt ei tehtud. Et loomulikult nüüd me sellega arvestame ja ka suuname teisi enda partnerid selliste asjadega arvestama. Toimub selline suur energiasüsteemi moderniseerimine ja siin ei ole mitte midagi ideoloogilist, et võtame Eesti näite, meil on juhitavad jaamad on vanad, need on vaja asendada uutega, mis on tänapäevaselt investeeritavad, konkurentsivõimelise hinnaga, kõike muud, et meil on välisühendused, need toovad meile soodsamat hinda. Selle kõigega on vaja tegeleda. Ja kogu see kompott, varustuskindlus, materjalid, tehnoloogiad, et nende kõigega tuleb korraga tegeleda. Et ja jällegi see ei ole probleem, see on just selline põnev võimalus nii teadlastele, tööstustele kui ka kõigile teistele laiemalt. Lähme edasi, mis maailmas toimub, mis on jällegi Ida-Viru piirkonnale oluline. Vedelkütuste turg. Et siin meil on palju räägitud erinevatel aegadel, ka leheveergudel erinevatest prognoosidest, et kus siis need komakohaga need erinevad hinnad ja tarbimised on. Et võtsin ette siin rahvusvahelise energiaagentuuri kõige uuem maailma energeetika ülevaade aastal 2025 numbrimärgiga. Ja näeme siit, et nad on pannud siin erinevad vedelkütuse tarbimisprognoosid ühele joonisele, et 2 tükki on need rahvusvahelise energiaagentuuri enda omad, üks on siis olemasolevate poliitikate jätkamine, teine on selliste lubaduste täitmine, et punase ja sinise joonega vastavalt, ja siis on erinevate selliste asutuste, on siis naftaettevõtted või näiteks USA analüüsi, USA energeetika administratsiooni asutusprognoosid. Ja nagu näha, need on seinast seina, et ühed ütlevad, et vedelkütuse tarbimine kasvab maailmas, teised ütlevad, et ta pigem on seal tippu saavutanud ja kahanema või kohe saavutab, et saame siis näha. Ja see on see, milles me peame tegutsema, et mis see globaalne suundumus on. Samal ajal meil siis meretranspordis on plaanitud muutusi, luua sinna ka nii-öelda see CO2 kaubandussüsteem, see on nüüd pandud ootele. Et need on need asjad, millega tuleb arvestada, mis on see globaalne kontekst, aga midagi toimub, et see on see, mis kaasa võtta ja päris niimoodi ei ole, et on ainult nagu kasv sirgelt ülesse, aga ei ole ka päris selge, kas see on selline järsk langus. Ja jällegi, mis väga palju asju tuleb välja, on Ida-Viruga seotud, mis on hästi põnev.
kriitilised ja strateegilised toormed. Seal on neid terminitesse täpsemalt ei hakka sisse minema, seal on palju vaidlust, aga ütleme, Rahvusvaheline Energiaagentuur jällegi on kaardistanud 20 sellist nimetust, mis on olulised nii energeetika valdkonnas kui ka mujal, kaitses, tööstuses, igal pool. Ja nendest 20-19 on siis Hiina oskuslikult ennast esikohale ehitanud. See on see kontekst, millega toimetada, see jällegi on meile võimalus, mitte selline põhjus eestlaslikult mures olla, et siin on need kohad, kus me saame midagi pakkuda, mitte et meil neid kõiki asju endal olemas oleks, aga on ka põnevaid tehaseid meil, mis on maailmas unikaalsed siinsamas. Nii, tuleme lähemale Eestile. Kus siis meie oleme, mis me siin energiaturul teeme? Kõigepealt sellel aastal me tegime ära 100. projekti. Päriselt, et see tundub eestlaslikult, nüüd on tehtud, ärme enam meelde tuletame, et tegelikult see on nagu massiivne töö, mis ära tehti, me ühendasime Venemaa elektrivõrgust ennast lahti. Ja kui me oleks need ettevalmistusi kunagi seal väga 10 aastat tagasi hakati pihta, aga aktiivne faas hakkas umbes 10 aastat tagasi, kui me poleks neid siis alustanud, siis me oleksime praegu ikka päris sellisesse nõrgas positsioonis. Et see on tehtud, jah, okei, seal on vaja veel kõpitseda, sättida paika asju, teeme edasi, aga see on tehtud, see annab meil jälle uusi võimalusi, jälle uued turud avanevad, sagedusreservid, muud turud. Aga mis meil siis muidu on toimunud, et meil on päikesepaneelide võimsus on kasvanud, meil on umbes 1500 megavatti päikesepaneele tuleb juurde, ei toetata neid enam, neid tuleb juurde mingite muude meetoditega. Uus laine on akusid rajatakse, on nii suuri akuparke kui ka siis kodumajapidamiste juurde. Tuuleenergia on Eestile jätkuvalt suur võimalus, jah, mitte 100% katmiseks kogu aeg, aga seal on ruumi, et neid hindu alla tuua ja toodangut teha. Meil on jätkuvalt impordime ka 1/3 enda elektrist. Ja samas me ei tohi ära unustada, et juhitavate võimsuste vajadus jätkub. Juhitavad võimsused peavad alati olemas olema. Ka sõltumata sellest, kas meil on see päike või tuul siin, need peavad alati olemas olema. Lihtsalt kui see on kallis tootmine, see opereerimiskulud on kallid nii-öelda või kõrgemad, siis me tahaks sellel ajal, kui meil tuul ja päike on, siis kasutada neid, mis on soodsamad, ka kohalikud ressursid ja juhitavad hoida alles selleks ajaks, kui meil neid vaja on. Ja loomulikult seni, kuni uusi pole rajatud, tuleb vanad alles hoida. Et see on jällegi väga oluline selle piirkonna mõttes, et seda sõnumit kindlasti ei ole, et pane vanad kinni ja siis vaatame, kus uued tulevad. Aga tulevad need uued, just hiljuti sõlmiti siin lepinguid selles osas. Ja Eestil on ka päriselt positsioon globaalsel toormeturul ja see on suur asi, jah, tõsi, need mahud võiksid olla suuremad, kõike muud, aga see hiljuti avatud neomagnetitehas, ka Silmeti varasem tehas, et need on väga unikaalsed maailma kontekstis, et mis asuvad väljaspool Hiinat ja suudavad toodangut toota. Et see on suur asi. Tasub selle üle rõõmus olla ja vaadata, kas on meil muid võimalusi ka. Ning ka meie enda maapõues on uurimist väärivaid elemente, et siin kindlasti täna räägitakse nendest ka täpsemalt. Siin Eesti Geoloogiateenistus just suvel avaldas sellise põhjalikuma uuringu ja tulevased sellised võimalused, kuhu sisse vaadata süvitsi. Ja ma mõtlengi süvitsi, sest tegemist on nagu sügaval maapõues paiknevate potentsiaalsete väärtuslike toorainetega, mille peale tasuks mõelda. Mitte muidugi uisapäisa kiirustades urki maha lõigates, tasub mõelda. Nii, ja tuleme nüüd väga lähedale siia. Et siin joonis, vabandan juba ette, mulle kolleegid saatsid, et näed, et siin on kirjavead, et tehisintellektil lasin teha, et päris kõike ei suuda veel ära teha, aga eesti keeles kirjutab juba enam-vähem, et minu laps nii täpselt veel ei kirjutaks kõiki sõnu ära. Aga selline S-kõverate kombinatsioon, et mis näitab, kuidas siis Ida-Viru saab minna järgmistele tasanditele järjest, ehitades juba olemasolevatele võimekustele. Et on olnud põlevkivi ajastu, see ka jätkub, saab tegeleda uute tegevustega, uued kasvud tuua ära. Meil on tugev teadus ja töötlev tööstus, otsitakse
Euroopa ja USA otsivad uusi väärtusahelaid väljaspool 1-2 riiki, need on need võimalused, mis meil on. Jah, mitte kõige USA vajaduste katmiseks, aga teeme ka väikse osa siis. Ja reaalne vajadus magnetite, akumaterjalide tootmise järgi suureneb. Nii et jah, kokkuvõtteks. Nii Eestis laiemalt kui kindlasti Ida-Virus on väga palju tugevusi ja võimalusi. Meil on võimalik rakendada ka just seda, et me oleme väike riik ja meil on teaduse, tööstuse ja kiire riigi, muideks tundub, et riik on aeglane, et see, et 500 päevaga see magnet edasi püsti saada, see maailma mõistes ikkagi kiire, et me ei konkureeri muidugi autoritaarsete riikidega, sest meie riigikord on teistsugune ja mina seda kindlasti pooldan, et me oleme demokraatlik riik. Et sellega võrreldes me oleme ikkagi kiired veel, et kasutame neid eeliseid. Ida-Viru vähemalt minu vaates ei ole mitte ülemineku sihtpiirkond, vaid see on kasvupiirkond, kus on nagu meeletult talenti, kus saaks uuele kasvule aluse panna. Meil on palju uusi väärtusahelaid ja teadmisi, mis on vaja luua ja teha. Ja maailm on muutumas, sellepärast pole mõtet muretseda. Vaatame, kuidas me neid muutusi saame enda jaoks positiivselt ära kasutada. Minu poolt kõik, aitäh teile! Aitäh, teeme suur aplausi. Ja saabunud on ka 7 küsimust. Kaua meil aeg on? Proovime nüüd kiiresti, mitte poliitiliselt, vaid väga konkreetselt. Alustame lihtsamatest küsimustest. Siukene lihtne küsimus. Mis on elektri hind aastal 2030? Rahvas tahab teada. See on väga õige, jah. Neid küsimusi me oleme ka saanud. Ja muideks me oleme erinevaid prognoose ka tellinud ja on üks tulemas, et see detsembris saab valmis, ma enne ei hakka ütlema, aga selle peale üks ettevõtjate esindaja ütles, et ta täiesti mõistab meie siis sellist dilemmat, et kui küsida näiteks, ma ei tea, finantsanalüütikutelt, kui palju on Euribor 2 kohta peale 0 3 kuu pärast, et keegi ka vist ei tea, Ühesõnaga vastus on, et ei tea. Vastus on, et hind, kui realiseeruvad need plaanid, mis meil on soodsam kui praegu. Ja kui ei realiseeru, kas on sama hind või on kallim? Siis ta on kas sama, mis viimaste aastate tase, mis on seal 80-90 kanti kallim, tõenäoliselt mitte. Ma räägin elektri börsihinnast, et meil elektri lõpphind koos on erinevatest komponentidest. Nii et lõpphind ikkagi tõuseb? Lõpphind saab jääda samaks või langeda, kui elektri börsihind väheneb, see komponent seal. Oi, see oli nüüd nii keeruline. Võtame mõne keerulisema küsimuse, äkki tuleb lihtsam vastus. Siukene julgeoleku küsimus on, et kui me taastuvenergiasse hästi palju panustame ja samas on meil siin siuke julgeoleku olukord nagu on, et me ei tea, kas idanaaber sõbrustab Hiinaga või mitte, et kas on okei mõte ennast Hiina tehnoloogiatest sõltuvusse panna nagu päikse ja tuule näol siis? Nüüd see sõltub, mida me vaatame. Kui võtta, ma ei tea, päiksepaneel ise, kui ta on valmis toodetud soodsalt, meil on ta siin, toodab elektrit 20+ aastat, et mis sellel päiksepaneelil siis viga on, et vahet ei ole, kus ta on toodetud. Muidugi, kui saab kuskilt Euroopast või Eestist soodsamalt toota või sarnase hinnaga, miks mitte. Ma arvan, et oluline, millega kindlasti peab tegelema ja millega me omalt poolt ka me ettevõtted aitame, on siis juhtsüsteemidele ligipääsud. Et nii-öelda kaugligipääsud, see on see temaatika, millega on vaja tegeleda, ja see on laiemalt küberturvalisus. See ei ole üldse seotud nagu ühe konkreetse riigiga, et ettevõttes me näeme järjest rohkem, ma ei tea, tööstus 4.0, on igast juhtseadmed, et tegelikult iga ettevõte peaks teadma, et kellel on ligipääs nendele seadmetele ja millal ja miks. Ehk siis küsimusele vastus on, et ei ole hullu. Küsimusele vastus on, see sõltub, kui me seda targalt teeme, siis on see meie võimalus, et me ei suuda kõike ise toota, et midagi ei ole teha seal, kui on ikkagi seal sadu ja tuhandeid kordi suuremad tootmisvõimsused ja ühikkulu on madalam, siis pigem nagu neid asju meile sealt võtta, mille abil meie saame enda konkurentsieeliseid tekitada. Ja küsin viimase küsimuse, siin on terve ports küsimusi, mis puudutavad täpselt sama asja, ehk siis kas riik või täpsemalt Kliimaministeerium plaanib seda Ida-Virumaa piirkonda või seda kõiki neid võimalusi, mida sa näitasid ka kuidagi pidi rahaliselt toetada? Tuleb õiglase ülemineku fond 2 või mis iganes? Praegu on
see õiglase ülemineku fond eraldi olemas, et seal on veel vahendeid, mida kasutatakse, et need tuleb kindlasti edukalt ära kasutada. Euroopa Liidu rahastuse uue perioodi planeerimine on alanud, kokkulepped tulevad seal 27 aasta teises pooles, kui kõik läheb hästi. Et eks me siis saame näha, mis võimalused sealt veel täiendavalt juurde tulevad. Aeg on otsas, teeme suure aplausi meie ettekandjale, aitäh!